Tere tulemast kuulama volikogu värinaid. Minu nimi on Liina. Meie tänane teema on esmapilgul tehniline, kuid selle juured ulatuvad sügavale meie riigi toimimise ja kodanikuühiskonna tervise juurde. Küsimus on, mis juhtub, kui andmete kaitsmisest saab andmete peitmine? Ja stuudios on meil sellele küsimusele vastust otsimas andmeanalüütik Märt. Märt, tere! Tere, Liina! Märt, sa tegeled kohalike omavalitsuste valimisreitingute projektiga. Selleks, et reitingud oleksid täpsed, kasutad sa statistilist meetodit nimega MRP. Enne, kui me probleemideni jõuame, selgita palun tavakuulajale, miks on sinu töö jaoks vaja spetsiifilisi andmeid Statistikaametist? Muidugi. MRP-mudel on sisuliselt viis, kuidas väikese arvu küsitletute vastustest luua väga täpne pilt kogu valla meelsusest. Aga selleks, et see maagia toimiks, pean ma teadma, milline see vald tegelikult on. Mitu meest, mitu naist seal elab, kui palju on noori, kui palju vanu, kui palju kõrgharidusega inimesi, kui palju eestlasi ja kui palju mitte-eestlasi. Ilma selle täpse demograafilise retseptita on minu mudel pime. Ma vajan Statistikaametilt seda kaarti, et oma uuringu tulemused korrektselt Eesti peale laotada. Selge, sa vajad riigi andmeid, et oma uuringu tulemused täpseks kalibreerida ja sa oled neid andmeid ka varem saanud. Jah, ja mis kõige olulisem, 3. aprillil kinnitas Statistikaamet mulle kirjalikult, et uute 2025. aasta andmete saamine mais on, ja ma tsiteerin, üsna hõlbus. Kogu meie projekti avaldamise ajakava ehitati sellele lubadusele. See on juriidilises keeles õigustatud ootus. Aga kui sa siis mais tellimuse esitasid, ei olnud see enam hõlbus? See on 100. alahinnang. See oli nagu sattumine bürokraatliku escape roomi, kus kõik uksed viivad tagasi samasse tuppa. Esmalt teatati mulle, et mina olen nüüd vastutav töötleja ja kuna minu tellimus sisaldab tunnust rahvus, pidin ma saama loa andmekaitse inspektsioonilt. Nii et Statistikaamet suunas sind edasi järgmise asutuse juurde. Mõistlik. Sa pöördusidki AKI poole. Saatsin neile põhjaliku selgituse. Ja siis ootasin. Üle 2 nädala. Ja siis paar päeva pärast seda, kui eetikakomiteede juunikuul taotlusvoorud olid sulgunud, saabus vastus. Mitte lihtne jah või ei, vaid mitmeleheküljeline juriidiline traktaat AKI juristilt, kus selgitati pikalt IKIs paragrahv 6 lõike 4 ja 5 erinevust. Ja mis oli selle traktaadi järeldus? Järeldus oli, et mina või MTÜ ei kuulu nende pädevusse, sest ma pole täidesaatev riigivõim ja et ma pean pöörduma eetikakomitee poole. See oli 2 nädala ja pika juriidilise analüüsi tulemus. Ole uks, proovige järgmist. Ja nad teadsid, et see järgmine uks avaneb alles augustis ja vastuskomiteest saabub heal juhul septembris, andmed oktoobris. Tuletan meelde, et valimised on oktoobris. Märt, see kõik kõlab endiselt peaaegu uskumatult. Kas sa oled kindel, et siin ei ole mingit arusaamatust? Ja sellepärast ma ei palugi, et sa mind usuksid. Teeb eksperimendi, helistame neile siin ja praegu. Laseme süsteemil endal rääkida. See on esimene kõne. Luure. Hea küll. Teeme ära. Käivitub infosessioon. Palun esitage päring. Päring puudutab tellimust 742. Soovin selgitust, miks varasemalt lubatud hõlbus protsess on takerdunud nõude taha hankida eetikakomitee kooskõlastus. Päring on tuvastatud. Teie päring sisaldab eriliigiliste isikuandmete tunnust rahvus. Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele, paragrahvile 6, lõikele 4 on kooskõlastus nõutav. Ma ei küsinud paragrahvi numbrit. Ma küsisin loogilist põhjendust. Selgitage palun riski. Teie enda avalik tabel RL 21429 on kordades detailsem kui minu tellimus. Kuidas on võimalik, et minu lihtsam binaarne jaotus on äkitselt nii suur risk? Tabel RL 21429 on standardne toode. Teie päring on eritellimus.
Need alluvad erinevatele menetluskordadele. Vabandust, siin saatejuht Liina. Te ütlete, et vastuolu ei ole, sest tegemist on lihtsalt 2 erineva sise-eeskirjaga. Protseduurid on erinevad, vastuolu puudub. Alternatiivina on võimalik kasutada tunnust emakeel. Selle puhul täiendav menetluskord ei rakendu. See ei ole lahendus, see on töö tühistamine. Ma mõistan teie frustratsiooni. Loodan, et sellest on siiski abi ja teie probleem on nüüd leidnud lahenduse. Ta soovis sulle edu probleemiga, mille ta ise just tekitas. See oli test ja ta läbis selle. Nüüd ma tean, kuidas nad mõtlevad. Nende kaitse on tautoloogia ja näiline abivalmidus. Mis ma lähen tagasi, aga seekord ma ei küsi. Ma väidan. Märt, kas sa oled kindel? Mida sa sellega saavutad? Ma saavutan selguse. Ma sunnin teda paljastama süsteemi tegelikku olemust. Infosessioon. Päring jätkub, te ei vastanud mu küsimusele, alustame uuesti. Esiteks, teie uus protseduur võrdsustab agregeeritud andmetabeli tellimise otse juurdepääsuga tundlikele mikroandmetele. Palun selgitage, kuidas see on kooskõlas IQM-i põhjendusega 26, mis sätestab, et andmekaitse põhimõtted ei kohaldata anonüümse teabe suhtes, mille puhul andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Protseduur kohaldub tellimude täitmiseks vajalikule töötamisprotsessile, mitte ainult väljundile. Vale vastus. Protsess on teie oma. Väljund on minu tellimus. Teiseks, riikliku statistikaseadus kohustab teid statistikat levitama. Teie praegune tõlgendust takistab levitamist. Kumb on ülemuslik, teie sisemine protseduur või seadus? Süsteem tagab üksnes protseduurilise korrektsuse. Meie eesmärk on tagada täielik vastavus ja maandada kõik potentsiaalsed riskid. Teie ainus eesmärk on vastutuse delegeerimine. Teie ainus funktsioon ongi paragrahvide ettelugemine. Eraelu kaitse ja riigi läbipaistvuse eest. Süsteem, kui need protseduurid on ilmselgelt vastuolulised, kas teil on mehhanism tagasisideks? Muidugi kullake. Kasutaja võib esitada tagasisidet vormil F44. Ahaa, F44. Puht akadeemilisest huvist. Milline on protseduur selle vormi saamiseks? Vormi F44 taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus Riigi Tugiteenuste Keskuse iseteeninduskeskkonnas. Pärast avalduse menetlemist väljastab keskus teile paberil suunamiskirja. See suunamiskiri tuleb esitada isiklikult Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse klienditeeninduses, kus teile väljastatakse link vormi F44 elektrooniliseks äitmiseks. Vormi menetlemine on tasuline. Paberil suunamiskiri digitaalse lingi saamiseks ja see on tasuline. Ma olen sõnatu. See ei ole enam bürokraatia. See on performance-kunst. See on riiklikult tellitud absurditeater. See ongi nende kilp. Ja nüüd mõtleme, mida see praktikas tähendab. Mida see tähendab näiteks suurele uuringufirmale nagu Kantar Emor või Norstat? Jah, mida see tähendab? Nendel on ju juristid ja ressursid. Täpselt, aga neil on ka eelarved ja tähtajad. Liina ausalt öeldes. Isegi praegu, enne seda uut kadalippu, toimetavad paljud uuringufirmad andmetega, mis on 2, 3, isegi 4 aastat vanad. See on avalik saladus. Kui nüüd uuringu esinduslikkuse tagamine värskete andmetega muutub 3-kuuliseks juriidiliseks kadalipuks, siis mis sa arvad, mis juhtub? See vahe läheb veel suuremaks. On palju lihtsam ja odavam kasutada vanu andmeid, klient ei pruugi arugi saada ja andmed on ju enam-vähem okeid. Tulemus, meie avalik ruum on täis uuringuid, mis on natuke nihkes. Ja mida see tähendab väiksematele, vabaühendustele, kodanikualgatustele? Neile tähendab see vaikust. Kujuta ette MTÜ-d, kes tahab uurida koolikiusamise seost piirkondliku sotsiaalmajandusliku taustaga. Neil on vaja andmeid.
kohe, et sekkuda. Ja süsteem ütleb neile, suurepärane idee, palgake jurist, pöörduge 2 komitee poole ja tulge 3 kuu pärast tagasi. Selleks ajaks on projekt surnud. See on jahutav efekt bürokraatia kaudu. See loob ju sisuliselt 2-tasandilise teadmusühiskonna. See loob midagi enamat. See loob narratiivi monopoli. Kui ainult riigil endal on ligipääs värskele ja detailsele infole, siis ainult riik saab rääkida autoriteetselt sellest, mis riigis toimub. Kõik teised, ajakirjandus, vabaühendused, opositsioon, peavad opereerima vana hägusa pildiga. Kujuta ette debatti, kus minister väidab midagi regionaalarengu kohta, tuginedes reaalaja andmetele, aga ajakirjanik saab talle vastu vaielda ainult 2 aastat vana raportiga. See ei ole enam debatt, see on ettekanne. See ongi see andmelehe. See ei ole lihtsalt andmete puudus, see on võime puudus osaleda võrdsetel alustel faktipõhises arutelus. Kas see on siis lihtsalt Eesti paratamatus? Oleme oma e-riigi eduloost ehitanud endale kullatud puuri, millest välja ei saa. Lahendused on olemas. Need ei ole isegi keerulised. Paljudes riikides, Soomes, Hollandis, Eurostatis endaski, on kaugpäringu mudelid. See tähendab, et teadlane esitab oma analüüsikoodi, aga Statistikaamet jääb vastutavaks. Nad teevad töö oma turvalises keskkonnas ära ja väljastavad ainult kontrollitud ohutu tulemuse. Nad ei viska juriidilist granaati üle aia tagasi tellija kätte. See on vastutuse võtmine, mitte selle delegeerimine. Meil on varitud lihtsalt kõige riskikartlikum ja bürokraatlikum tee. Märt, ma tänan sind selle demonstratsiooni eest. See oli silmi avav ja väga muret tekitav. Lugupeetud kuulajad, meil ei õnnestunud täna saada andmeid. Küll aga saime midagi muud. Sissevaate süsteemi, mis on oma ülla eesmärgi, andmekaitse, muutnud vahendiks, mis pärsib teadust, takistab kodanikuühiskonda ja loob ebavõrdsust. Küsimus ei ole ühes MTÜs või ühes uuringus. Küsimus on selles, kas me oleme teadmuspõhine riik ainult paberil või ka tegelikkuses. Tänan kuulamast. Mis tapab su vabadus? Nende usk on protseduur, su vaimule piinatur. Sind saadetakse ringi, see on hullumeelne spingi. Bürokraadi märkuni ta haige paradiis, su unistus sureb, see ongi tema viis. Paragrahvi giljotiin, see on lõputu piin ja süsteem irvitab sind põrmu, ta talleb. Nad imevad kire, jätavad mure. Nad murravad vaimu, ei jäta sust aimu. Bürokraadi märguni ta haige paradiis, su unistus sureb, see ongi tema viis. Paragrahvi giljotiin, see on lõputu piin ja süsteem irvitab sind põrmu, ta tallab. Vanha räntäks tampastine ehtida frigirit taakut peidad pana tähendil lädedele on oma tervis koostöö verpaen. See masin ei ole katki, see ongi ta hing. Ta toodab vaid tühjust.